Tere! Ma ei ole väga ammu vloginud, viimati Türgis. Mul ei ole kõik need videod veel väljas, ma olen nii busy woman olnud, aga ma mõtlesin, ma viin teid kurssi sellega, et ma lähen nimelt juulis, teie näete seda juulis, Poola koos Kaisaga, Kaisa Einasto. Ta nimelt enda YouTube'i kanalil rääkis, et ta tahaks minna Open Air festivalile. Ja tal ei ole kellegiga minna. Ma ei ole mitte kunagi muusikafestivalil käinud. Selle aasta alguses ma mõtlesin enda jaoks välja selle, et ma sooviksin teha rohkem uusi asju. Ja kuna mul on ärevusega tulnud ka see, et ma mitte ei väldi uusi inimesi, vaid lihtsalt mul on tekkinud nagu hirm uute inimestega kohtumise ees. Ja üldse nagu käia võõrastes kohtades üksinda on natuke hirmutav. Nii ma siis võtsin oma julguse kokku ja kirjutasin Kaisale ja ütlesin, et äkki me ei pea kumbki üksi minema ja saame koos minna. Ja nii ongi. Me lähmegi koos Poola 1 päevaks festivalile. Me kohapeal oleme küll 2 ööd, aga festivalil oleme 1 öö. Või 1 öö jah. 1 päeva. Ja ma mõtlesin, et kuna siin Sheini pakis on osa minu kostüümist, siis ma mõtlesin, et ma näitan, teeme koos paki lahti. Nii põnev. Nii, esimene asi, vaatame kohe. Ma loodan, et te näete. Oh la la! Oh my god, kui cool! Selline. Sellel päeval, kui meie lähme, me läheme nagu festivali esimesel päeval. Seal esineb Zara Larsson ja Florence and the Machine, The XX. Ja kuidagi nagu veits sellist alternatiivi vibesi. Nagu ma tahan oma outfitiga kuidagi anda edasi sellist kootihaldjalikku emotsiooni. Ja sellepärast, ja need, mis siin ripuvad, on natuke Zara Larsson vibe ka minu arust. Nii lahe bluuse. Mind natukene häirib see, et see on nagu niiviisi ühe õla peal, aga... Siis ma võtsin siuksed kindamoodi asjad. Minu käeaksessuaarid. Wow. Selline. Siuksed. See seelik, ma eeldan. Ma olen selle üle väga elavil. Ma loodan, et see on väga ilus. Ja see värv on õige. Roheline. Oh my god! Mulle väga meeldib see. Oota, kus seda... niimoodi. Oh my god, see on nii kena! Ja siis selle bluusi ja seeliku kokkusidumiseks võtsin siukse nagu korseti või nagu vöökorsett. Ma ei tea, kuidas see siin peal toimib. Nii, siis ma võtsin juustesse. Nunnud. Ma ei tea, kas siit on näha, aga ühesõnaga siuksed väiksed pisikesed lillekesed. Väga nunnud. Soenguga ma mõtlen üldse seda, et tahaks teha selliseid nagu lainelokke. Ma ei tea, kuidas see mu tukaga nagu sobituks, aga Kaisa arvas, et väga ilusti sobiks selle outfitiga ja nagu jätabki tuka tegemata ilmselgelt ja siis ülejäänud teeb ära. Ja siis ma tahaks mõned puunupatsid teha ja siis puunupatside külge panna nagu need. Nii, siis ma võtsin siukse sõrmuse. Kui ilus. Oh my god, kui cute! Aksessuaare veel. Ma ostsin ninarõnga. Siukene. Very pretty. Sobib mu prillidega. Kui nunnud. Appi, vaadake, kujutage ette sellega. Kui ilus. I love it. See kõrva nagu kõrvarõngad on need. Okei, ootas, ma panin ikka ära võtma. Nii lahedad. Oota, ma panen kõrva, siis ma näitan. Okei, see on mõeldud mingisugusele lapsele.
sellepärast, et ma ei tea, mul endalust ei ole nagu ülemäära suured kõrvad. See peaks minema nagu niimoodi, et ta läheb, toetub nagu kõrva peale ja siis see koht peaks minema siia kõrvaauku nagu how. See on küll kahju. See oleks nii cool olnud. See on väga kahju, mul väga oleks meeldinud, et nii lahe, aga olgu. Neid on päris palju siin sees. Need on juukseaksessuaarid. Saab nagu samamoodi punupatsi ja siis nagu punupatsi ümber saab panna selliseid asju. Lihtsalt rõngad. Lihtsalt siuksed. Oi, kui suur. Ma ei usu, et see väga hästi püsib. Neid on 2 tükki. Siuksed kuud. Need on sellised kuud, mida saab juustesse panna. Olgu. Tegelikult ma olen väga rahul oma ostudega, välja arvatud need haldjakõrvad. Need täielik past. Aga äkki Elisee saab kanda siis kuskil. Vot sellised ostud. Mul ideaalis tahaks veel saada tanksaapaid sinna kõrvale. Okei. Seda on näha, et ma ei ole liiga kaua nagu filminud, sõnad jälle jooksevad untsu, aga jah, ma sooviksin mingit mugavaid, ilusaid, ägedaid tanksaapaid siia kõrvale, see sobiks väga ilusti. Ma mõtlesin jah, et enne kui me hüppame sellesse videosse nagu sisse ja me oleme juba päriselt Poolas või liigume sinna poole, siis ma näitan oma emotsiooni outfiti pakki avades. Tere! Täna on päev enne reisi, ehk siis viimane juunikuu päev. Ma ausalt öeldes ei tea isegi mitu päeva juunis on, mul on nagu pudru ja kapsas on kõik. Aga ma proovin praegult outfiti, et otsustada, kas ma panen need konversid või ma panen tanksaapad. Ja kohe proovime. Ma Vintedist skoorisin ka tegelikult endale sellised tanksaapad. Need on mulle natuke suured, aga need on ülikerged. Peale festivali ma loovutan need oma emale, sest tal on suurem jalg. Aga proovime neid ka jalga. Ja siis otsustame, aga ma kaldun pigem nende poole. Kuigi, kui on väga soe ilm, siis muidugi tangiga on natuke ebamugavam. Aga kuna need on tõesti väga kerged, siis ei ole hullu. Ainus miinus, mis neil oli see, et see lukutila on nagu katki ära tulnud. Nii, tangid on siuksed. Ja ma arvan, et need sobivad üle. Issa, mis segadus seal taga on. Don't mind. Aga bluus on natuke suur. No ei ole midagi teha. Also, ma tegin endale nii ilusad küüned. Täiega meeldib. Nii toredad. Ja siis, kui see festival on läbi, siis tuleb küüned maha võtta. Siis saab discgolfi mängima minna jälle. Ma ei jõua seda ka ära oodata, see on ka tore. Aga kuna mul on tervisega tegelikult natuke nagu pahasti praegult, mul on kõhuprobleemid seedimisega ja lihtsalt soolestik ja magu ja kõik on väga hellad ja nõrgad, siis natukene on nagu mure, et kuidas ma selle festivali seal kõik üle elan. Kõhtu sisse ma tõmmata ei saa, sest see on lihtsalt nii ebamugav ja valus. Et ega see vöö ka ei ole tegelikult eriti mugav praegult mul, aga kui ka väga ebamugav hakkab, siis ma võtan selle lihtsalt ära ja kedagi ei koti. Aga muidu ma olen oma outfitiga väga rahul ja tanksaavas on kindlalt palju parem valik. Ja mul on need need, mis iganes asjad, need on kadunud, mis ma tellisin. Ma pidin Eliseelt laenama. Aga ma peaks nüüd tegelikult liigutama hakkama ennast ja vaatama üle, kas mul oleks veel poest midagi vaja. Ma kindlasti tahaks mingit kreekereid ja mingit kõhu leevendamiseks midagi käsimüügist. Ja me lähme homme hommikul kell 8 olema Mis juhtub mu peas? Miks ma rääkida ei oska? Homme hommikul kell 8 olen ma lennujaamas ja seal saame Kaisaga kokku ja lähme lennuki peale kui plaanipäraselt läheb kõik siis 9:30 väljub lennuk. Ja me lähme käsipagasi kohvriga, pluss siis see pisike, see seljakotikene.
aga ma nagu mõtlen, mul liiga palju asju ei olegi vaja ju kaasa võtta, sest me oleme seal ainult 2 ööd. Kaisa võtab ise lokitangid, nii et neid ma ei pea võtma. Ja outfit ei võtta ka liiga palju ruumi ja tegelikult ega ei olegi väga midagi. Lõpuks tuleb nagunii kohver täis raudselt. Olgu, ma siis lõpetan ja näeme homme. Kas sul on kahju ka, et ma ära lähen või? Jaa, mul on nii kahju. Tegelikult ta ütles, et ta on minu üle isegi hea meel ja ta natuke elevil minu üle. Jah, ütlesin. Nii tore. Vaata, innovaat. Sa diski hoopis mängi ongi. Jep, kus kohas? Ongi. Wow! Nice! See lennuks on mingi täiesti imelik hääl. Ma ei tea, kas te kuulete. Ei ole varem sellist kuulnud. Aga me loodame, et see on tuul. Ponieważ zawiera ważne informacje w przypadku. Pole mitte kunagi tundnud, et lennuk nagu nii järsku hoo maha pidurdab ja nagu laskub, et korra tekkis väike ärevus isegi, ma ei tea, kuidas sul. Keegi nagu oleks nagu rinna peale surunud reaalselt nii ebamugav, ma pole tõesti mitte kunagi tundnud sükst asja. Siin on nii käunis inimene Kaisa nutab. Hästi mugav on see, et siin samas lennujaamas on kohe nagu see inglise keeles ainult tuleb rongijaam. Nagu saad otse minna terminali ja sealt väga lahe, me üritame pileteid osta. Aga äkki see sama ongi? Nii, meie nüüd otsime süüa ja me lähme mingisse väiksesse kohta, ma selle nime nüüd ei mäleta. Aga kõhud on juba tühjad, õnneks tuju on veel hea. Nii tühi ei ole, et tuju oleks pahaks läinud. Ja suunataju jumala kadunud. Siit jah. Kvint on selle koha nimi, kus me lähme. Siit väga hästi ei näe. Don't have the chicken liver, the duck breast, and also the sprouts. So everything else is here. Okay, thank you. Ma olen täitsa siin dilemma ees, et mida süüa võtta. Aga nii vahva on see, et ütle, et sa oled Poolas. Siin müüakse sprotte. Oota, mis sa küsisid? Heeringasalatit, mis siin veel kana seda maksab. Ja. Mingid sellised väga huvitavad valikud on see. Aga kui sa oleksid mina, kas sa võtaksid need shrimpid ja sweet potato fries või sa võtaksid selle? Ma võtaks selle peedi ravioolid ikkagi. Sest noh, ma ei tea, põnev. Oled sa söönud midagi sükest vaherum? Vist ei ole. No võt. Mina vist võtan seda black pastat with shrimpsidega. Ja mis juua võtame siis? Jah, seda võiks ka vaadata. Väike Long Island, väike Cherokee. Ja tisu. Ma lihtsalt ütlen, et unfortunately we don't have any cash. Ja kas ma küsin juurde, is there a possibility for card payment või? Nii, kõht sai täis ja muidu pasta oli väga hea, aga selle pasta sees oli liiga palju peterselli. No seal tegelikult oli menüüs kirjas ka petersel. Ma oleks võid nagu öelda ilma selleta. Sest tegelikult seal pidi chili ka olema, aga ma ütlesin ilma selleta ka. Kõht on süke mürgake praegu. No päris omajagu jäi alles toitu, sest ports oli nii suur. Uss, jutt, kui kõrge see maja on.
Crazy. nii, lähme vaatama. See host ütles, et me peame maksma mingi 8,8 slotti kuskile turistimaksu. Mis mingi töötajale? Okay. Oota, mis ta sellest? What's on this side? In Friday, You left in this main box. Okay. Okay, yeah. That's everything. Thank you. Welcome to your crib. WC. Siin saab magada, siin saab meikida, sealt näeb staadionile, siin on rõdu. Kes tahab detailsemat uuris, peab Kaisa videot vaatama. Siin saab istuda telekat vaadata, süüa teha. Küsimus, et kas ma vaatasin bookingus näitas, et siin peaks olema triikraud. Okei, vaatame. Kas leiame triikraua? Ongi olemas. Tegelikult lähme vaatame korraks rõdule. Oi, siin kuivatusrest taga mulle tundub. Oi, kui mõnus. Okei, siin on tõesti väga-väga mõnus. Umbne veitsa ja... Aga seda lauda võtta. Mis asja? Seda triiki, mis lauda. Jah. Jah. Edasine plaan on see, et me läheme nüüd poodi. Ma ei tea, kas kohe, aga me järgmisena plaanime minna poodi. Osta sealt midagi söögi- ja joogipoolist. Ja siis hakkame ju sättima. On ju? Yes. See kell on juba. Ma kohe vaatan. 12.57. 1. No, ongi väga... ja teate, mis või? Siin on Sephora. Oh my god, mida ma nägin seda silti seal kaubanduskeskuse seina peal. Kaisa nägu oli rõõmsam kui lapse nägu seal jõuluhommikul. Mitte, et mul üldse sealt midagi vaja oleks. Reaalselt mul on kõik olemas, aga me lähme sinna igal juhul. Ei, raudselt on vaja. Ja pluss ma tahan uusi neid Kajali lõhnasid nuusutada. Ja nüüd täna ma saan. Jäti kommi. Mingid nunud. Mingid kõvad kommid. See näeb välja mingi... Kas see on gaseeritud ja gaseerimata või mis see veede vahet siin on? Gazovana. Nii gazo, siin ei ole. Nii. Me oleme põhimõtteliselt poolakad. Et mis siin üldse pakutakse? Soolapipart, roosasool. Mina vaatasin küll kokteilide mõttes kohe, et kas on seda jääd. Mis see on? Aga vähe oli. Suhkur, okei. Jääd saame ju tuua tegelikult. Siin on tee, kohvi, väga lahe. Nii, mis meil siin on? Ilusad klaasid. See kauni kokteilid, väiksed hommikusööginõud. Ja külmik oli täis võtki. Oli või? No jah, seal ei olegi taast midagi ju. Potikpannid. Oi, me ei pea nõusi pesema. Siia saab panna prügi. Kõik on nagu vähe, aga kõik on nagu olemas. Käere ei märka. Üks prügikott on, üks nõudeka see. Siia vaatasid jah. Aga külmik oli ilusti kohas ja... Ei, no täitsa tore. Ma oleks võinud enne kohviga kaasa võtta. Nii, selle keskuse nimi on Aukan, kuhu me lähme. Ega ma väga täpselt ei tea, kas ma õigesti hääldasin seda, aga... Ei kujuta ette. Aukan. Ma soovitasin ka seal korvi võtta, aga ta millega pärast ei taha. Ma keeldan praegu. Mida sina kulluks ära? Ma tunnen siin ka kookost. Võib-olla natukene. Pistaatsia, brülee. Saaks neid lipakaid kätte siit, siis oleks juba. Tead, ta meenutab mingit, see on mingi nostalgiline natukene. Mingi bossi lõhn oli minu meelest kunagi taoline. Mulle meeldib, et meil takkesin. Ja tulime tegelikult süüa ostma poodi. Aga siin me oleme ja... Ma ei tea, see nüüd kuidagi jätab külmaks. Ma vist ei viitsi. Ei, ma ei viitsi, aga see jäi kõige elavamalt meelde, sest see oli lihtsalt nii selgelt see jogurti kummikomm. Aga
see on täiesti crazy. see on ju noh, üks-ühele. Jah, täiesti. Aga ma ütlen ausalt, et nagu kui ma tahaksin Bushi Marshmallow'le mingit vaheldust, siis see oleks täiesti nagu, ta on siuke võrdväärselt nagu magus ja kommine. Kohe nuisutame. Me oleme täiesti hullumas, sest siin on täiesti nunnud, väiksed tooted, nagu megapisikesed. No baby, no siin ei saa isegi aru, aga nad on nii väikesed nunnud. See ei näe üldse välja pirnilõhnaline, nagu et see peaks olema pirnilõhnaline, aga see on pirnilõhnaline. Ja ma olen väga rõõmus, sellepärast et viimasel lennureisil mul see väike Bushi Marshmallow kahjuks jooksis tühjaks. Nii et ma ei ole kindel, kas ma julgen selle üldse välja. Ei, ma ikka võtan välja. Ma vist tahan teda täna peale lasta sellepärast. Ja Kaisa ei ostnud mitte midagi. Täitsa uskumatu. See on täiesti uskumatu. Ma nii kasutasin oma praktilist meelt ja mõtlesin, kas mul päriselt on midagi vaja. Ja ei ole. Poes käidud, kraam ostetud ja Kaisa tahtis osta Red Bulli ja poes ei müüda Red Bulli. Nagu see on väga suur ostupood. Ja siis me tulime siuksesse apteegi nimelisse poodi ja siin müüakse. Aga siin ei ole kedagi, kes talle seda müüks. Kuule, äkki sa saad panna, et kutsu see teenindaja. Vaata, kas siin on äkki. Nii, aga pane üleval inglise keel, vaata. Mitte ühtegi müüjat ei ole. Mitte kedagi ei ole, kes müüks kaupa. No, halloo. Hello. No nii, käes. Nii, poest välja ja meie maja seal. See tornike juba paistab. Siin maja ees on selline... Me arvame, et see on laste mänguväljak, aga see näeb ikka päris õnnetu välja küll. Kuidas ma arvan, mu koeral oleks ka igav seal. Vaesed lapsed. Meil läks poes 181 slotsi. Või kokteilimeister seal. See on ikkagi targalt tarbimine. Jah. On ju. Cheers. Joo, see oli väga hea. Joo või 2. Tõesti. Ja teed siis. Nii, jõmm. No, olgu tehtud. Nii, pigem on juba kiire. Ma hästi kiiresti näitan, et ma sain oma sonksi valmis. Nüüd ma panen riidesse. Võtan ühe väikse zipi. Kaisa tegi väga head kokteilid meile. Panin kiviksi. Olgu, mul on praegu kiire. Kas me teeme? Üks on... Reaalselt. Kohe, kus sa valmis oled. Ma panen algu liisama. Nii. Nagu et ta oleks nagu sirgelt vaata. No vaadake Kaisat. Halloo. Kui käuni. 2 haltat. Täiesti. Oota. Pane kreemi ruttu peale. Kaisa tahtis natuke glitterit, aga ta on nagu ise üks suur glitter nüüd. Crazy. Siin on selline kiirenduse peal näkki. Tempo. Siia jääb maha totaalne kaos. Jah, täielik kaos, aga noh, nii on.
suvakas. Nii. Sõrmus. Vau, mulle nii meeldib see liblika sõrmus. Kas me vaatasime mulle hõbedast kette? Nii. Aga ma võtsin õnneks paar tükki kaasa, mis ma leidsin. Kuule, ma jändan sellega, et mul on see lahti. Aita mul see siia sisse panna. Kas ma pidin midagi veel panema? Nii, käevarud on, sõrmused on, kõrvarõed on, mul ei olegi kõrvarõkauta. Jep. Saad sa aru, et ma nimestasin nii väga, ma kuhuks üks kivi lihtsalt ära panna? Ma olin mingi, what? Nii. Sa klõpsuga pole proovid kunagi või? Kõrvarõid? Klõpsuga või? Jaa. Ma olen proovid ja Maarit isegi andis mulle ühed kirssidega. Okei, pärast rääkid ja ma ei... Et nagu juttu jätkub kogu aeg. Pika. No nii tore on lihtsalt, eks ju. Ja siis on nii, noh. Siis mu kõik asjad lendavad lihtsalt, see ei ole auk. See on nii lahe, et ma tegime Kaisaga samal ajal lokke ja minu lokid on ammu juba bye teinud. Mulle meeldib, et minu juuksed on mingi maks sassis lihtsalt. Oh my god, mis äänsid ette? Okei, ma ei ole selle ketiga käima. Aga kas sa jääda? Jaa, ei, väga äge, see annab nii palju juurde. Mul ei ole lihtsalt midagi ka lukku kivima. Ei, see annab väga juurde ja ilusun. See võiks tõesti vastu vaja mõngus olla. Nagu, issa mu kaamera käib terve aeg. See on mingi põhipoos, I love it. Meil siuke pidu käib juba, muss läks kinni just, tegelikult meil oli muusika. Jup. Nii, me saime teada, et bussi peale saab minna küll ilma selle käepaelata, aga me ei ole kindlad, kas seal kohapeal see käepaela järjekord on nagu parem. No see siin, me ei olnud nõus seal seisma lihtsalt, me ei olnud nõus. Nope. Vaadake, kui kaunid naisterahvad. Ja Kaisa just rääkis, et 2 aastat tagasi, kui nad käisid siin, siis... Ei olnud väga nagu festivali vaibis inimesi, et enamus oli nagu mingi T-särkide ja teksodega. Jah, ja no ma ei tea, kui sa ikka, isegi kui ma Eestis see festival, okei, kui Õllesummer on festival, siis las ta jääda, aga nagu muidu, kui sa lähed festivalile, siis sa oled ju nagu festivali riietes ja nagu see on kogu minu meelest outfiti otsimine ja kõik oli osa sellest kogemusest, nii äge. Mulle meeldivad talle üks. Jah. Meil tuli päike välja. Nii tore. Alright, that was okay. That was the rehearsal time. Now let's do it for real. Say, uh-oh. I got you like, It ain't my fault that you keep turning me. Up and right, up and down, running around, 'cause you know I do the most. Should we post? IG. Meie suundume sinna taha palmide juurde. Seal on nii ilus. Väga hea valgus on, me tulime siia pilte tegema, väga kaunis. Siin saab süüa. Jep. Sealt taga läheb tegelikult veel edasi söögiputasid. Nii, siin on väike cloakroom. Kaisa andis enda tagi ära. Ja nüüd ei pea seda käes enam kandma. Cheers!
nii, siin on nüüd erinevad need alad, kus saab osta merch'i ja lihtsalt mingid, ma ausalt öeldes ei teagi, mis siin kõik toimub. Aga no siin toimub palju. Ja kui tundub, et rahvast on vähe, siis tegelikult rahvast ei ole vähe. Rahvas on kõik lihtsalt hajunud ja ala on suur, nii et siin on väga palju rahvast. Ma ütlen, ma olen Saaraga peol reaalselt. You can go ahead. Bye! Siuke kuulsus meil varsti näeb kuskil esikaanel värk särk. Me tutvusime kahe norrakaga, kes ütlesid, et me oleme nii toredad. Vaadake seda Poola küünetehnikut, nädal aega tagasi tehtud küüned. Mis siin toimub? Ei ole okei. Me oleme päris juba paar tundi veetnud aega koos nende norrakatega. Nii, me peame DXX-ile jõudma Kaisambaga Elevil. One of our first ever proper tours we ever did was supporting Florence and the Machine. So it feels very nostalgic and special to be sharing a stage with them again. Aww. Truly one of the greatest performers of our generation, so you're in for a treat. Rauno ütles enne, et siin on nii vähe inimesi. Ahah, hästi. See cloakroom on küll täitsa tühi. Nii, nüüd me otsime süüa ja ühed väga toredad Poola naisterahvad soovitasid võtta sellist, ma ei oska seda hääldada, aga mingit saia põhimõtteliselt, siuke pikk sai, kus siis on klassikaline on lihtsalt juustu ja seenega ja siis teine on seal singi ja juustu ja seenega. Aga ma ei tea, kuna mu kõht on siuke, see on seesama sai. Ma rääkisin, et need Poola naisterahvad soovitasid. Kuna mu kõht on siuke veits iffy, siis see sai on nagu siuke, safe choice veits. Et kõik enamus toidud, mis siin pakutakse, on ikkagi frititud. Mis asi? Zefa seal. Võt, ma ei tea, olen vaatama. No ja pelmeenid on ka väga Poola teema, nii et äkki neid. Festivali elu ikkagi. Päeval oli see Barbi ja Uno ja Hot Wheelsi maja küll näha, aga pimedus on nagu hoopis kihvtim.